Viveka Rebane, kuidas meeldis tänane sumbatrenn? Ei, väga lahe oli, midagi uut, ütleme, et arenguruumi veel on. Rääkides korvpallist ka, siis tulid just tagasi Norras, kus oli teil kontrollkohtumised, üks võit ja üks kaotus. Kuidas võtad kokku? Ma arvan, et kokkuvõttes võib öelda, et ei jäänud rahule muidugi, sest lõpus kaotasime selle mängu ikkagi ära, aga ütleme nii, et mängupilt ei olnud midagi väga hullu, et annab lootust, et me sinna EM-il 4 võidu järgi lähme, et ma arvan, et praegu seisu järgi on see täiesti reaalne ja no eks meil seda kokkumängu ei ole üldse harjutanud, et mingi nädal aega oleme koos teinud trenni, Kati just tuli paar päeva tagasi sellest tagasi, et see annab nagu tunda, et mängida ei tea, kuhu liikuda väljakul, et noh, eks meil on nädal aega seda veel harjutada ja noh, see viimane mäng, mis me kaotasime, et see oli ka võib-olla rohkem niisugune katsetamise värk, et üritasime erinevaid asju, et ma ei tea, ma ise ütleks, et jäin rahule. Just ütlesid, et lähete 4 võidu järgi ja esimene ring siis kvalifikatsioonimängudes EM-il jõudsite teisele kohale alagrupis, et naiste korvpallitase on nagu viimaste aastatega kõvasti tõusnud. Eestis hea kindlasti, sest on väga palju mängijaid, kes saavad kogemusi välismaalt, et kes on juba Eesti liigast välja kasvanud ja siis Eestis ma vaatan, et on väga palju tublisi noori, eriti pikki mängijaid on palju juurde tulemas, et see on väga aitab tasemele kaasa, et tase on jah tõusmas, et rõõmu teeb see. Kuidas on naiste korvpall veel arenenud, et mis sa ütled, et mis on nagu erinevused meestega kõige rohkem? Eks see naiste korvpall ole natuke teistsugune, et rohkem niisugust emotsiooni, et sellel on nagu oma publik, et ega me ei tahagi meestega end võrrelda, et mehed ongi füüsiliselt juba sellised atleetlikumad ja et neil on mäng natuke kiirem, aga meie, eks naiste mäng ole teistsugune ja kuidas kellelegi meeldib. Ise oled samuti nagu Katigi USA ülikoolist ja mängid USA-st, et mis sinu soovitus on, et miks peaksid tulema pikad noored tüdrukud korvpallitrenni? Kui ma vaatan enda kogemust, mis ma USA-st olen saanud, siis ma ei suuda ära tänada seda, et ma korvpalli juurde kunagi tulin, et kõik kohad, kus ma olen maailmas läbi käinud ja inimesed, kellega ma olen kokku saanud, et ma ilma korvpallita poleks midagi seal toimunud, et suurepärane võimalus minu arust juba, no mitte ainult kogemuse pärast, aga isegi, et tasuta haridust saada või siis profikorvpall leiba teinud, et eriti naistel see konkurents ei ole nii tihe kui meestel, et meestel võib-olla on raskem nagu elatist teinud, aga kui naistel, et kui tahtmist on ja pühendumist on, et siis on, ütleme nii, et väga lihtne, et eriti veel tänapäeval, et kõik teed on lahti ja igasse riiki põhimõtteliselt, kus on liiga ja võib minna, et töö, mis tehtud on, et see tasub igati ära minu arust. Aitäh, edu! Kati Rausberg, esimene kogemus sumbatrennist, ma oletan, kuidas meeldis? Teistsugune kogemus on, et pole midagi sellist enne teinud, et natuke raske ja erinev ja keeruline, aga saime hakkama. Nalja sai ka. Oled ühtlasi viimane, kes koondise treeningutega ühines. Kuidas oled jõudnud kohaneda? No ma alles neljapäeval lennuki pealt tulin, et otse läksin trenni, et kaasa väga palju ei teinud, aga reedel juba 7 Norrasse, et tegelikult väga palju treeningaega ei ole olnud, et 2 mängu oli, et nendest sai natuke mängida ja liikumised selgeks, et nüüd see nädal on treeningutele. Nädalavahetusel mängisite Norras, kus saite 1 kaotuse ja 1 võidu. Kuidas kommenteerid neid läinud kohtumisi? No esimene mäng tuli kuidagi ma ei ütleks, et lihtsalt, aga vahe tuli sisse juba esimene poolega oli 20+ vahet ja siis said kõik mängu ja rotateerisime hästi ja nagu kõik toimis ja visked läksid, aga teine päev siis mis oli, et me ei saanud lauapalle, eriti oma lauast, et nad said üle 20 ründelaua ja kuidagi maale kaitse vastu nad viskasid meil sisse ja eks niimoodi õpibki vigadest. Hetkel nüüd hakkavad teil alagrupi mängud ja eelmisel aastal siis mängisite ennast alagrupis teiseks, hakkab teine ring. Kuidas hindad võimalusi see alagrupp võita või saama edukalt jätkata? Ma arvan, et võimalused on väga head ja kindlasti me siin alagrupi etteotsa ka loodame saada ja kindlasti saame, sest et tase on väga palju kõvemaks läinud meil ja konkurents ja ma arvan, et Šveitsiga nipet-näpet kaotasime eelmine aasta, aga nüüd me treenime ja nii kõvasti, et kindlasti kõikidega, Albaania on natuke nõrgem võib-olla, aga kunagi ei saa vastast alainata, et kindlasti lähme igat mängu võitma.
see ühtlasi näitab ka see viimane aasta, et Eesti naiste korvpalli tase on väga tõusnud. Jaa, ma ütleks küll, et rohkem mängijaid on kandidaatide nimekirjas ja kindlasti tase ja konkurents on kõvem, et kõik mängijad on läinud ju, mitte kõik, aga paljud tulevad välismaalt oma klubidest või koolidest ja siis kõik ongi nagu erineva treeneri käe all nüüd koolitatud, et kõik tuleb kokku, eks me harjume niimoodi, aga konkurents on kindlasti kõvem. Kuidas on Eesti naiste korvpall veel arenenud, et mis seda nagu eristab meeste omast? No naiste korvpall on kindlasti palju emotsionaalsem ja ma ütlekski, et on emotsionaalsem ja võib-olla ma ei tea, kiirem, ma ei tea. Ise õpid ja mängid USA ülikoolis, et mis on sul nagu soovituseks öelda, et miks peaksid tulema noored tüdrukud korvpallitrenni? No korvpall avab kindlasti väga-väga palju uksi kõigile, kes tahavad ja treenivad kõvasti, et ise oleme ülikooli saanud stipendiumi eest õppima ja hästi palju oleme reisinud igale poole Euroopas, isegi Kanadas käinud ja nüüd oleme Ameerikas ja väga palju reisimisvõimalusi, õppimine tasuta ja haridus ja kindlasti sõbrad, väga lähedased sõbrad on kõik spordiga seotud. Aitäh, edu!